restoranid või kellega nad suhtlevad, kas nad käivad koolis, mida nad teevad. Et hästi palju on räägitud, kuidas nemad, näiteks huvitav asi, kuidas nemad lapsi teevad, kuidas, kas nad abielluvad, kas nad käivad, milline nende koolid näevad välja, nende õpetamissüsteemid, kellega nad suhtlevad, milliste teiste tsivilisatsioonidega. Aga miks seda kõike vaja on? Ma küsin, tulen ikkagi selle juurde tagasi. Jah, no mina ütlen et see osa just on lihtsalt hästi põnev. See on põnev ja see on maailma avardav, et me kujutame ette, et vau, meie arvame, et meie maailm toimib nii, aga kellelgi toimib hoopis teistmoodi ja see on ka okei. Et ei ole ainult see üks maailmakorraldus, et see on hästi silmi avav. Ja siis veel kõige silmi avav osa on 3. osa raamatust, kus siis Rohan räägib meie oma ajaloost. Näiteks selliseid asju, kes lõi inimrassi päriselt. Ta ütleb, et meid ei loonud mingi suur jumal, ega me ei ole ka ahvist pärit. Vot ta räägib, kes meid päriselt lõi, sest meid ei olnud siis olemaski, aga nemad jälgisid meie planeedi arengut juba siis, kui meid veel ei olnudki. Ta räägib meie ajalugu ja seletab palju põnevaid asju ja see lihtsalt avab seda ja annab elule nii-öelda maagilise võtme, et me saame aru, et vau, tegelikult on nii palju rohkem asju kui lihtsalt see, et mida me oleme õppinud. Et hästi lihtne elementaarne näide ajaloo kohta näiteks, et käisime Egiptuses ja kui keegi on käinud seal ja näinud neid püramiide, siis see on, ma arvan, päris vähe usutav, kui nad näitavad, näed, siin on ma ei tea, 10 tonni kaaluv kivi ja siin on tonn kaaluv kivi ja nad selle väikese papüüruspaadiga sõitsid need tuhandete kilomeetrite kaugusele ja selle väikese noakesega tegid neid niimoodi, vormisid välja sellest suurest kivilahmakast. Et see ei tundu loogiline, aga kui Rohan seletab, kuidas need päriselt ehitati, siis on see tohutult arusaadav ja äkitselt mul, kui ma kuulasin ja lugesin seda, siis mul oli kogu aeg, vau, aga muidu. Aga kuidas siis päriselt? Kas mõttejõuga? Põhimõtteliselt, ma räägin teile selle ära, aga te peate raamatut ikka lugema. No ikkagi mõttejõuga. Tegelikult mitte, neil on lihtsalt hästi arenenud tehnoloogia selleks. Ja see tehnoloogia on neil selline, et nad tekitavad helilaineid, mis nüüd canceldavad on ingliskeelne sõna, annulleerivad ära gravitatsiooni. Ehk siis tähendab, kui see teatud vibratsiooniga helilaine suunata objekti poole, millel on täpselt sama vibratsioon, siis see lõpetab ära gravitatsiooni ja sul on väga lihtne võtta see kivi, on see 15 või 100 tonni ja see muudab ka selle kivi savilaadseks. Sa moodustad täpselt sellise mis iganes ruum, missuguse kuju sa tahad. Ja siis sa lihtsalt liigutad selle väga üliväikese vaevaga sinna püramiididesse ja sellega on väga paljud vanad siis maailmaimed, iidsed maailmaimed ehitatud. Ja Rohan ütleb, et tegelikult põlisrahvaste seas on inimesi, kes siiamaani oskavad gravitatsiooni annulleerida. Aga lihtsalt meie ühiskond, meie modernne ühiskond on unustanud selle ära.